Hei vlog, täna on 1. oktoober, kell on 10:12. Vist ei näe, aga siin on päriselt kotid all. Ja mu riidekapp näeb välja selline, täiesti tühi. Siin on veel üks suur kott. Ma olen osad asjad sealt kapist juba ära viinud, aga mul on mõned asjad veel viia ja ma jätkan sellega täna õhtul. Ja ma näitan teile veel ühte asja. Üks põhielemente siin toas, mis võib-olla väga tihti ei jää kaamera, sest et see on nii kõrgel seal laes, on mu lühter, mu chandelier, mu fancy ilus lambikene ja vaadake. Siin toas puudub hetkel lamp. Me viisime selle ära, me võtsime selle kaasa. Tegelikult mul tuleb majja 3 samasugust lühtrit. See meeldis mulle nii väga, et ma ostsin 2 tükki veel juurde. See, et me selle lambi siit ära võtsime, näitab seda, et nüüd me actually kolime välja. Ja täna on esimene öö, kui me jääme sinna majja ööseks. Me käime seal iga õhtu. Meil on seal nagu hullult palju teha, me käime seal iga päev. Aga ööseks pole me veel kordagi jäänud, nii et täna on väga special päev. Aga enne, kui me sinna majja ööseks lähme, on meil vaja veel igast asju sisse osta, nii et me sõidame ennem välismaale Lätti. Me käime IKEAst läbi ja teeme IKEAs väikse shoppingu tiiru ja siis õhtuks maandume minu majas. Need on meie tänased plaanid. Ma alguses mõtlesin, et panen viisakat riided. Mul oli selline roosa kamps, on välja valitud valged teksad, aga siis ma ikkagi lihtsalt pidin panema leginsid, on lihtsalt kõige mugavamad. Nii, kell on hetkel 13:46 ja me jõudsime kohale. Me pole veel jõudnud lõunat ega midagi süüa. Me teeme kiiresti toidupausi ja siis me hakkame ringi vaatama. Ma tegin ka listi, et ma midagi ei unustaks. Esiteks meil on vaja voodipesusid, siis meil on vaja taldrikuid, meil on vaja kausse, meil on vaja klaase, meil on vaja tasse, meil on vaja plantse ehk erinevaid taimi. Siin on mingeid fake taimi ka, mis on võib-olla hea mõte, arvestades seda, et Milo arvatavasti tapab kõik ära, mis ma täna ostan. Ja siis dividerid, ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda, nagu need asjad, mis sa paned sahtlite sisse, et sa saaksid asju paremini sorteerida, organiseerida. Nii et ja, me lihtsalt otsime nagu selliseid sisustusasju juba põhimõtteliselt. Ma unustasin öelda, me peame autos sööma, sest siin ei tohi enam sees süüa koroonapiirangute pärast. Siin on nagu välikohvik. Ma ei tea, seal on mingid imelikud grillitud asjad, mida ma väga ei taha. Ja need tavalise menüü asjad nagu lihapallid ja hotdogid ehk asjad, mida me täna võtame, on ainult seest ostetavad, aga sa ei saa sees süüa, sa pead tulema autosse sööma või nagu õue kuskile minema sööma. Seepärast me hakkab kaasa minema, sest nagu ei ole mõtet selle järjekorras niisma seista. Vaadake seda hotdogi. Ma lasin selle pudi endale sülle praegu, aga vaadake siis kaugemalt, okei? Ma ei saa lähedalt näidata. Miks meil Eestis pudiga hotdogi ei saa? Või kui kuskilt saab, siis palun öelge kust, sest nagu pudi... Terminal. Päriselt või? Miks keegi mulle öelnud pole? Ma reaalselt mõtlesin, ma pean selleks Lätti sõitma, et saada pudiga hotdogi. Reaalselt, miks keegi mulle öelnud pole? Ma tulin just sisse ja are you fucking kidding me? Ei, jaa, oh my god, ma ei tea, kuidas ennast tunda. Kas ma peaks juba jõuluvideotega alustama? Öelge mulle all kommentaarides. Ma võin, ma nagu absoluutselt võin. Seal on praegu suletud siia sisse. Sa panevad täpselt jõuluasju välja. Ma olen umbes 700 miljonit triljon korda õnnelikum, sellepärast, et jõuluasjad on veel. Oh my god, jõulutähed ka. Vaata vist mürgised kassidele, et ma ei tea, mis see aasta saab. Pigem ma nagu loobun jõulutähest kui Milost, so. Nii me oleme jõudnud voodipesude juurde ja ma olen hetkel 2 erineva komplekti vahel. Esimene, ma ei tea, kas te näete, aga siin on nagu triibud peal. Hästi see klassi lihtne valge. Ja siis teine set on selline. Ka valge, aga siin pole nagu triipe ja siis siin on nagu sellised äärised. Tõune all kommentaarides, kumma sina valiksid. Ma ei tea, kumba valida reaalselt. Võib-olla valida mõlemad lihtsalt. Nüüd me oleme köögialas. Siit on meil ülipalju asju lihtsalt vaja. Valisime juba mõned taldrikud ja kausid välja. Hei, kell on praegu 17:06 ja minu meelest ma läksin mingi 2 paiku äkki siia sisse ja me alles praegu laeme autot täis. Pool maja sisust ma siin tunne, et tuleb siit. Ma isegi ei tea, kuidas ma peaks teile selle hooli tegema, sest nagu siin on liiga
palju, et näidata. Me tahaksime siiski valges Eestisse tagasi jõuda, siis ma peaksin kodus natukene või korteris natukene aega Peili ja Miiloga veetma, sest neid ma täna öösel veel kaasa ei taha võtta. Ma arvan, ma räägin teiega siis, kui ma jõuan Eestisse. Praegu on kell kuskil 11 läbi öösel või õhtul. Me veetsime natukene aega kodus lihtsalt loomadega ja me pakkisime uuesti asju veel kaasa. Ma näitan teile, milline auto tagant välja näeb. Tagaiste lihtsalt nagu täiesti asju täis pagasnika. Hei, me jõudsime nüüd koju ja siin kajab nii rängalt. Me pole veel kardinaid, mis on suur miinus, kui me tahame siin elada. Meil on ikka veel nii palju asju, mida me ootame ja palju te olete mu köögis. Ma pole teile veel oma kööki näidanud ja ma ei näita teile veel full tuuriga, sest et see pole veel päris valmis. Tegijatel oli väike probleem siin mõne asjaga ja siis nagu siit on seina pealt paar asja puudu, nii et ma ei näita kõike. Aga me oleme köögis sellepärast, et enamus asjad, mis me ostsime, olidki kööki. Praeguses korteris me polnud üldse ruumi. Me reaalselt ei mahtunud normaalses koguses klaasjäägikappidesse. Ma ei tea, kas te panite tähele, aga meil oli mingi 3 köögikappi äkki või? Minu meelest, ma ei tea, igal juhul me polnud absoluutselt ruumi. Nüüd me tahtsime osta matching sette. Alguses mul tegelikult olid silma mingid Prisma, roosad, ilusad taldrikud, aga see maksis nagu üks taldrik põhimõtteliselt 10 euri. Ja IKEAs me saime sama raha eest 4 taldrikut. Me ostsime siis selliseid roosasid taldrikud, need on nagu suuremad võrreldes mu käega. Siis pisemad taldrikud me võtsime musta värvi. Siin on sellised hallid kausid. Tasse võtsime ka 2 tüüpe, mustasid ja halle. Roosasid kahjuks ei olnud, ma ei tea, kas need on välja müüdud või need lihtsalt ei tehtud, aga igal juhul neid ei olnud. Siis on igasuguseid klaase hästi palju. Kausse, need on parvaasi. Ma ostsin ühe taimega, see on ainus taim, mis ma IKEAst ostsin. Päris taim, see on selline sukulent, mis ei ole kassidele mürgine ja sellepärast ma selle valisin. Tegelikult seal oli päris palju taimi, mida ma oleksin tahtnud. Ma guugeldasin üle igaks juhuks ja tuli välja, et nad kõik olid kassidele mürgised. Ma ostsin natuke fake lilli, siis see orhidee on fake ja see näeb nii päris välja. Ma ostsin selle reaalselt ainult sellepärast, et see näeb ülipäris välja. Ja ma muidu ka pidevalt nagu ostan orhideesid ja siis mingi sellise, ma isegi ei tea, mis see peaks olema. Pika muru heina taime. Ja nad peaksid poti sisse minema, siis nad näeksid ilusamad välja, pluss ma ostsin veel, ma ei tea, kus need on, aga sellist nagu kivipudivalget peale, et see peidaks seda plastikut ära. Ja siis siin sees mul on veel igasugust köögipudi, lihtsalt nagu kausid, salatikausid, kuivainete hoidmise asjad, divaiderid, rätikuid võtsime hästi palju. Ma tahtsin valgeid tavalisi rätikuid. Okei, see tume on praegu kööki. Ma tahtsin teile näidata, mis voodipesusid ma ostsin. Nende üle ma olen reaalselt nii excited. Need 2 tükki, mida ma teile näitasin. Üks oli selline triibuline valge. Näete, siin on väiksed triibud. Valgusega on näha. Selle ma võtsin ära ja siis also ka selle. Ja siis lisaks ma võtsin sellise südametega. See oli nii hea hinnaga ja see on jälle hall, see läheb nagu toaga kokku. Ja siis viimasena, seda ma nägin juba nende kodulehe peal ja seda vist reklaamitakse minu meelest nagu tavalist voodipesu. Ma isegi ei tea, kas te näete, aga nagu see värk siin ei ole korts, vaid ta ongi niimoodi õmmeldud, et siin on nagu sellised kohad sees, ma ei tea, kas te näete selle pildi pealt. Kui te ei näe, siis te näete, kui ma selle kasutusele võtan. Nende kohtade peal pole väga mugav magada, sest need kohad on ka pattide peal, aga ma võtsin selle nagu voodikatte tekile. Mis ma veel peaks tegema? Näitadele. Need on ajutised kardinad, mis me kodust võtsime. Need on vanad kardinad, mida me enam ise ammu ei kasutanud. Me vahetasime need ümber. Me paneme need ainult magamistuppa, sest homme hommikul on arvatavasti töömehed siin homme laupäev. Nad lõpetavad, see on viimane päev, nad teevad viimaseid asju. Arvatavasti, nii meile vähemalt öeldi, nii et arvatavasti nad on hommikul varem siin kohal, kui meie ärkame. Ja me lihtsalt vajame mingisuguseid kardinaid, pluss siin on lihtsalt super ebamugav ilma kardinateta olla. Ma pole teile teinud siit update'igi. Garderoob. See on garderoobi tupp lihtsalt. See on mingi ajutine lamps ja tuleb lühter. Seesama, mille me võtsime kodust magamistoast ära. Me lihtsalt pole jõudnud panna, me lihtsalt oli siia vaja valgust. Ja siis ma panin ruttu selle siia. Aga garderoob on kokku pandud. See on mingi näpuväljadega. Näitan kaugemalt ka, milline see välja näeb. Ja siin on meil veel seekoti täis riideid. On minu omad seekoti täis riideid.
on vist video, et see on mingi talveapekases. Ja see kotitäis riideid on need, mis ma otsustasin ümber, et ma siiski ei taha endaga kaasa võtta. Ja ma panen need kas müüki või kui nad on sellised mitte väga müüdavad, siis ma võib-olla lihtsalt annan ära kuskile. Siin nurgas, need on varem ostetud. Siin on meil... Me ei võtnud patju kaasa. Me ei võtnud patju kaasa. Nüüd pole ühtegi patja. Ups. Ma teadsin, midagi jäi maha. Ma teadsin. Meil oli praegu väike arutelu ja põhimõtteliselt meil on uus voodi, meil on uus madrats, meil on uus tekk, meil on kõik uus, meil on uues majas. Nii et ilmselgelt meil on täna öösel natukene ebamugav, natukene võib-olla tuleb koduigatsus. Nii et kui me veel ilma padjata peaks olema, siis see teeks selle öö veel eriti raskeks. Nii et me lähme käime padjatele. Kell on praegu 1:11. Ja mina lõpetasin just garderoobi riiete panemisega. Ma panin kõik ära, mis ma täna kaasa võtsin. Lihtsalt siin ajab ikka nii hullult. Ja nüüd ma tegin voodi ära. Ma valisin tänaseks siis selle triibulise voodipesu. Ta tundub suht pehme, aga samas ma loodan, et kui ma pesen, siis ta läheb veel mõnusamaks. Ja ma vist polegi teile ju kokku pandud voodit näidanud. Me hakkasime seda kokku panema ja siis tuli välja, et meile unustati jalad anda. Kulleril olid need olemas, aga ta lihtsalt ei andnud neid meile üle. Ja see voodi on nagu veits väga suur. Vaadake, kui väiksed need kapid tunduvad. See on kõrgem kui põlv. Hai. Miks see nii suur on see, et me valisime super kõrged jalad siia alla. Meil öeldi, et siis on seda palju lihtsam koristada. Isegi robot-tolmuimeja peaks sinna alla mahtuma, aga nagu oota, ma ronin korra voodi peale. Ja ma pean konkreetselt ronima. See on nii kõrge. See on ülikõrge lihtsalt. See on nii kõrge, et ma natukene isegi muretsen, et kui ma peaksin siit alla kukkuma, siis ma saaks nagu väga viga. See on peaaegu meetrine, kui ma praegu mõõtsin oma jalgade järgi. See on põhimõtteliselt meetrine. So, wish me luck. Aga ma lõpetangi täna selle vlogi siin ära. Ma vist pole selles vlogis teilt veel midagi küsinud. Küsin teilt vlogis, mis värvi on sinu magamistuba. Minu magamistuba on hall. Jätta see mulle alla kommentaaridesse. Ja ma lõpetan selle vlogi siin tänaseks ära. Kui sulle meeldis see video, siis palun anna sellele thumbs up. Ja kui sa pole veel subscribe'itud sellele kanalile, siis kindlasti tee seda. Kõik mu sotsiaalmeedia lingid on all video descriptionis. Aitäh vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.